Kirjanik Jüri Lina tutvustab Võru Kandle kultuurimajas 14. veebruaril kell 18 üliolulist ainestikku pealkirja all Moonutuste ajastu. Globalistide taotlus on suunata teadust eksiteedele. Lektor teeb nähtavaks oluliste faktide ja nende teadusliku seletuse varjamise seosed. Ta tutvustab neid professoreid, kes ausalt viitavad teadlikele valedele bioloogiaõpikuis ja teiste alade teadmikes, sest moonutused toetavad savijalgadel seisvaid teooriaid. Nõnda on globalistidele kasulikud müüdid muudetud moodsaiks usundaiks, milles ei tohi kahelda. Varjatud faktide avalikustajaid süüdistatakse aga tegelikkust eiravaiks vandenõuteoreetikuiks. Kohtumine kirjanik Jüri Linaga 14. veebruaril kell 18 Võru Kandle kultuurimajas. Fookus Ekstra. Nii, signatuur on kõlanud. Eimar Lenk on stuudios taas suure väljalõigete kuhjaga, nagu ikka taolistel puhkudel. Ning mis siis muud, kui anname aga Eimarile sõna kätte. Ja tere hommikust siis Meelis ja raadiojuht meil suur ja populaarse raadiojaama tegija. Ja tere hommikust Kagu-Eesti ja Lõuna-Eesti rahvas, tere kogu Eesti, eks kuulatakse internetis ka ja kaugemalgi ja ma olen vaadanud siin keegist Austraaliast isegi on kuulanud Kagu-raadiot. Nii et tere veel kord kõigile, ilusad lähenevad kevadjad juba kaugelt, läks ilm soojamaks, mis on väga tore. Mis puudutab selles, et mul on suur hulk ajalehti siin laua peal ja siis on sellel oma põhjus, Meelis, sellepärast, et ma tahan võtta oma siis mõtete illustreerimiseks või kinnitamiseks siis ikkagi meie Eesti meedia ja meie Eesti ajakirjanduse näiteid, et muidu öeldakse, et ajab udu juttu, aga kõik see enam-vähem, millest ma räägin, on avaldatud ka Eesti lehtedes ja üldse ma peaks ütlema Eesti ajakirjanduse kohta niimoodi, et meil on ikkagi praegu juhivad ajalehed, raadio ja televisioon jäävad kaugele maha, ilmub ajalehes hommikul mingi artikkel, siis õhtuks jooksevad televisioonijaamad kõik siis intervjuusid selle sama artikli kohta võtma, kuigi peaks vastupidi käima, pommid peaksid lõhkema tegelikult õhtuses uudiste saates ja hommikused lehed peaksid neid kommenteerima. No meil on asi teistpidi ja minu meelest räägib see ainult ajakirjanduse nõrkusest ja kahjuks ka teistsuguseid arvamusi või ütleme alternatiivseid mõtteid lehtedesse suurt ei jõua ja raadiosse ja televisiooni. Aga nii ta korra on juba väikese riigi ajakirjandus, kes on ja mis on vaene ja mõtleb ainult raha peale, sellepärast, et ilma rahata seda teha ei saa ja nii tulebki siis võimalikult pikad artiklid lehte panna üle 2-3 lehekülje, et saaks leheruumi täis. Raadioga on lihtsam, pannakse plaadid siin käima või seal see arvutis muusika jooksma ja kõik on rahul. Aga ma tulen nüüd konkreetselt asjade juurde ja ma alustaksin täna meie kõige soliidsemast publikust, meie eakatest, me hüüame neid pensionärideks, las ta olla. Muide üks huvitav näide, ma tegin siin oma Kuldrandevuu saadet ja meil on üks laulja Oswald Moks, Eesti-aegne laulja, aga tema oli ühtasi ka veel siin nõukogude ajal oli see Põltsamaa pensionäride ühenduse juht. Ja siis oli üks lastesaade, mis tehti ka Jõgevamaalt seal Põltsamaalt ja küsite laste käest, kelleks te tahate saada. See oli aastal 1973 vist, kui ma ei eksi, või selle ringis. Ja lapsed ühes kooris hüüdsid pensionärideks. Ja keegi ei saanud aru, mis see tähendab. Tuli välja, et lasteaeda juhivadki pensionärid ja seal oli väga kõrgel tasemel pensionäride ühendus ja lapsed nägid, kui toredad inimesed on pensionärid. Vahvad seal õiendasid ja käisid seal, tegid näitemängu ja tegid kinosse, viisid lapsi ja teatrisse ja lapsed nägid, et kõige toredamad inimesed on pensionärid. Ja ma mõtlesin, et alustame saadet ka sellest ja nimelt sellepärast, et Heido Vits on meie nüüd üks veel väheseid minu meelest selline
aus majandusanalüütik ütleb niimoodi nüüd, et meil on pensionikorraldusega tõetund käes. Ja see on Postimehe pikem artikkel, arvamusartikkel, ja ta ütleb niimoodi, et me peame aega viitmata, tähendab, hakkama oma pensionisüsteemi kohe kiiresti täiustama, ümber tegema, et meie vanurite elu hakkaks vähegi lähenema, tasapisigi lähenema Euroopa keskmisele suhtelisele tasemele. Ja ta ütleb niimoodi, et meie pensionisüsteemi on kiidetud, et ta töötab hästi ja üldiselt niimoodi nagu funktsioneerib, aga samal ajal unustatakse ära, et see Eesti pensionisüsteem kindlustab Euroopa Liidus kõige väiksemad pensionid ja kõige viletsama elu vanarahvale. Ja tõepoolest, kui hakkad mõtlema, ja siin Heido Vitsur ütleb ka välja, et selline süsteem ei saa muidugi kesta ja praegused juba, no ütleme siis kooliõpilased või nooremad, et väga raske on loota selle peale, et nad saaksid seda riiklikku pensioni, nagu meie täna saame, sest juba käivad jutud, et kõik tuleks ümber teha ja nii edasi. Ja Vitsur ütleb, et tulekski ümber teha, sellepärast, et kuigi me oleme Eesti pensionisüsteemi nagu ise siin kiitnud ja pensionärid raadios siin vahel helistavad sisse, ütlevad, et no pole viga, saame läbi ja no, et ei ole vaja läbi saada, on vaja hästi elada. Ja Vitsur ütleb, et maailmas on piisavalt targemaid ja jätkusuutlikke pensionisüsteeme, mis kindlustavad pensionäridele normaalse töötasu asendusmäära või õigemini siis oma töötasust, palgast sõltuvalt ka normaalse pensioni. Ja ma praegu võin eksida, kas see oli Taani või oli see Hollandi, ma ei ole seda uudist uuesti leidnud, aga ma kuulsin teda raadios, et seal on praegu arutusel, et pension peaks olema viimane keskmine palk inimesel. Ja see on täpselt sama süsteem, mis oli nõukogude ajal ka meil Eestis. Inimene läks pensionile, ta sai keskmise viimase aasta keskmise palga. Me oleme siin varem rääkinud saates ka, et vanemad inimesed mäletavad, et mindi isegi viimaseks aastaks, 1,5–8 aastaks mindi mõnele tasuvale tööle, eriti tasuv oli taarapunktide müüja olla. Seal olid suured käibed ja seal olid head palgad. Näiteks mul tuleb meelde, selles omal ajal räägiti siin. Ja või kuhugi sellise töö peale, kus on hea palk, et sa saaksid siis säilitada ka pensioni enam-vähem keskmise palga, et kui sa kukud pensionäriks, et sul ei tuleks järsku sellist elatustaseme langust. Ja see teema on meil nüüd üles tõusnud, Kaja Kallas pole sellest rääkinud, aga tark mees ja ka ju LHV panga majandusanalüütik Heido Vitsur räägib sellest, mille üle on hea meel ja teda toetab Andres Ergma, Eesti Pensionäride Liidu ühenduse juhataja, ta on juba mitmeid aastaid selle koha peal olnud ja ta ütleb niimoodi, et praegu see tasuta transpordi kaotamine on igal juhul väga halb ja mitte ainult pensionäridele, siis nendel nagu jätkub, eks ju, see tasuta sõit nii mõnelgi. Aga ta ütleb niimoodi, et ma tsiteerin, et selles Eestis, kus mina elan, ei tööta ühistransport üldsegi enam. Vastupidi, see on meie riigi üks kõige nõrgemaid kohti. Ja siin tekib küsimus, ta ütleb, et maapiirkondades elavad pensionärid saavad veel kuidagi hakkama olemasoleva bussiliiklusega, kui viivad oma soovid ja vajadused minimaalseks, tähendab, kui sa kuskil ei käi. Ja kuidas hakkab maakonnaliinide uuesti tasuliseks muutmine mõjutama neis piirkondades elavaid mittepensionäridest inimesi, on väga terav teema. Ja ta ütleb, et praegu, kui nüüd tuleb ka tasuta transport, aprillis tuleb ka siia Põlvamaale tagasi, praegu on juba mujal läinud tasuliseks, siis ta ütleb niimoodi, et pereema ja pereisa rahakotist hakkavad kuupiletid ära hammustama kuni 50 eurot perele kuus. Ja uskuge, ütleb Andres Ergma, et see on ühel maal elaval mitmelapselise pere jaoks, ei olegi see väga väike summa. See võib olla mitme lapse huviringi kuutasu. Et see transpordi tagasi muutmine on iseenesest vale samm, väga tundub. Ja ma kuskil loen, mul on siin väljavõtte ka, ma praegu kohe ei leia, on praegu riik töötab välja nüüd uut piletimüügi süsteemi mingisugust elektroonilist ja see läheb maksma mitmed 100 000 eurod.
Ja nüüd küsime, kui me läheme tagasi nüüd selle pileti peale ja see pilet seal minimaalne on mingi 1,5 eurot, eks ju seal, et kas see tasub seda mängu ära, et kogu riik ümber häälestada, teha uuesti piletimüügikohad, no parem võiksime leida mingisuguse võimaluse, et see tasuta transport oleks üleüldine ja katsume seda siis kuidagi teise maksusüsteemiga tähendab nagu tasandada, et oleks see asjaajamine lihtsam. Praegu me mängime nüüd selle pisikese piletitasu eest ja bussijuhid paneme raha lugema jälle seal kopikaid ja järjekord bussi peale minekul. Väga tore oli see tasuta transport, mina ütlen, mina sõitsin Põlva ja Tartu vahetasin üksjagu kordi lihtsalt huvi pärast ja hoidsin sellega iga päev kokku seal 4 eurot sinna 4 tagasi, oli tol ajal pilet kuskil, kui isegi kuni 5. Sain selle kokkuhoiu ja väga tore oli Tartu kaubamajades käia ja nägin, kuidas Põlva vanaprouad käisid, selle tulid pakkidega tagasi ja rõõmsad näod peas ja peale selle buss käis veel mööda külasid ja seal külarahvas tuli peale ja tuttavat nähti ja aeti juttu ja bussijuht teadis kõiki neid inimesi, kes seal sõidavad, et väga soe ja sõbralik oli see tasuta transport. Nüüd me oleme läinud siis tagurpidi tagasi ja hakkame jälle töötama välja keerukad, kohmakad piletimüügisüsteemi. No paljudes kohtades on need asjad kõik võeti ju Tallinna tasuta transport võeti üle ju Hiina suurtes linnades, Rootsis on seda nüüd rakendatud, aga meie astume jälle tagasi selle vana süsteemi peale ja hakkame jälle lugema siis neid kopikaid seal või sente. Ja niimoodi on see küsimus, et nagu raske on leida, kui sa tuled esmaspäeval siia, kui meil need paberlehti ka ei ilmu, siis ma kuulan ikka neid Eesti raadiojaamu, siis hommikuprogrammides räägitakse vanu uudiseid, loetakse siin eelmise nädala lehti, et ma imestan, kuidas raadiojaamad ei saa siis kohaneda, internet on väga põnevaid uudiseid täis, aga hommikuprogrammides ma ei kuule, ma ei tea, palju sina neid siin loed, ma ikka su saateid jälgin, sa ikka oled õigel teel olnud siiamaani, mulle tundub, ikka otsinud neid huvitamaid uudiseid, mis siis inimeste elust räägivad ja elust räägib näiteks praegu selline fakt, et meil on 55 000 inimest elab Eestis, kellel pole tööd. 55 000. Öeldakse küll, et see protsent 8,5% ei ole nüüd väga suur võrreldes nüüd teiste riikidega, aga Eesti jaoks 55 000, kes siis ajavad taga toetusi või istuvad kodus või käivad siin naabrimehel võib-olla seal katust aitavad parandada, et omale söögiraha saada. See on üsna kurb ja tõsine näitaja. Ja kõige suurem muidugi töötus on Ida-Virumaal nagu ikka, aga teisel kohal on muide Lõuna-Eesti Valgamaaga, kus on töötuse protsent 12%, mis on üsna tõsine jälle see näitaja. Et no mida ütlevad ärimehed, ma võtan see Oleg Gross on siin välja toodud. Ta ütleb, et vastas Äripäeva küsimustele ja ütles niimoodi, et lähikuudel ta näeb, kuidas läheb veel raskemaks olukord, ta näeb seda müügilettide kaudu. No näeb neid odavaid kaupu, võetakse kiiresti ära ja ta ütleb niimoodi, et kõige raskemaks läheb lähikuudel suurtel perekondadel ja selle põhjuseks, mis ta ütleb, on vilets poliitiline juhtimine Eestis. No võt. Niimoodi tulemegi siia selle juurde välja, mis on need põhjused ja mis pärast me niimoodi siis halvasti elame. Ja Postimees toob oma majandusküljel välja siin eelmisel nädalal, et Eesti majandus on langenud 7 kvartalit järjest. See on see meie Euroopa tiiger nüüd ja siis ja samal ajal pankade kasumid kasvavad ja nii mõnigi ettevõtja ka isegi supleb rahas, aga üldiselt Eesti majandus on langenud 7 kvartalit järjest. See on ikka päris tõsine näitaja. Ja kui juba tulime siia siis selle pankade juurde, siis on niimoodi, et Eesti pankade kogu kasum eelmisel aastal, kui rahvas jääb iga päevaga vaesemaks, siis nendel tulid ju muinasjutulised kasumid, me rääkisime eelmises saates ka juba, kokku siis 1 miljard eurot. 1 miljard eurot ja see on ikkagi väga suur summa, meil on 17 miljardit on riigieelarve ja siin oli nüüd nädalavahetusel oli Keskerakonna volikogu koos Tallinnas laululaval
laululava all saalides seal. Ja seal oli Mihhail Kõlvart, tuli välja, nüüd sel nädalal antakse vist sisse Riigikokku ka seaduse eelnõu, no mis muidugi läbi ei lasta, aga vähemalt ta jääb kõlama, et võtaksime vähemalt siis kas või poole sellest 1 miljardist, 500 miljonit võtaksime ära ja me saaksime loobuda automaksust, kui me hakkaksime maksutama pankasid. No väga, väga normaalne mõte, Neivelt oli esimene pankur, pankur Neivelt oli esimene, kes sellega välja tuli ja nüüd Keskerakond võitis selle Riigikokku, selle idee, et miks ka mitte. Ja siin on nüüd ju küsimus on selles, et need pangad said ju selle raha praegu otse taevast nii-öelda, lihtsalt Eurobori selle tõusuga. See ei ole mitte nende töö tulemus, et niivõrd suur raha tuli juurde, aga see raha tuleb ju Eesti inimese taskust. No anname natukese tagasi. Aga vaat seda kommet meil ei ole. Ja samal ajal, ma võtan tsitaadi jällegi, Euroopa Keskpanga andmeil on Eestis, Lätis ja Leedus euroala kõige kallimad laenud, mille intressid ületavad mitme protsendipunkti võrra euroala keskmist. Tähendab, me oleme kõige väiksemate pensionitega, kõige viletsama palgaga, aga me maksame pankadele kõige suuremat kümnist nii-öelda. Ja no, mis sa teed? Niimoodi on, ja kui sa seda nüüd keegi julgeb öelda seda Kaja Kallasele või valitsusele, siis on ju selle üle ainult naerdakse ja öeldakse, et kuidas Kaja Kallas ütles, et aitab virisemisest või me liiga palju vingume või kuidas ta ütles. Ta oli siin, oli see mingi avaldus siin. Et selline olukord on välja kujunenud, et röövitakse seda väikest Eesti rahvast endist viisi, nagu oma ajal sakslased ja rootslased röövisid teda oma maksudega ja tasuta tööjõu kasutamisega ja see asi on ikka päris tõsine. Ja meil on praegu, näed nüüd Swedbanka värske selle uurimuse järgi, vähenes Eesti sisemajanduse kogutoodang möödunud aastal püsiv hindades 3,4% ja majandus on 0,3% languses oli, see ei ole veel päris aastakokkuvõte tuleb veel hullem, aga nüüd ametlikult Postimees tõi reedel ära selle numbri, Venemaa majandus, nagu me oleme ka varem öelnud, kasvas 3,4%, eks. Et kuigi oleme seal oma nende sanktsioonidega, seal püüame seda majandust seal kuidagi pidurdada. Ja Seep Pank 2-kordistas mullu oma aastakasumi, ilus pealkiri. Ma loen, Seep Pank lõpetas 2023. aasta 231 miljoni euro suuruse kasumiga, mis võrreldes aasta varasemaga kasvas 115 miljonit ehk kasum kasvas, kuula nüüd Meelis, 99,9%, 100%. Ühe aastaga tuleb pangal 100% kasumit. Kas see on normaalne majandus? Ja see kasum tuleb ainult vaese eestlase taskust. Vaesemaa eestlase taskust, ma tahaksin öelda. Aga pilt on selline ja tee, mis sa tahad, karju sa palju tahad, räägi sa palju tahad, mitte miski ei muutu. Ja nüüd tegi ju suu lahti meil ju tark see rahandusminister Mart Võrklaev, järsku kukkus ka töölisklassi kaitsma ja ma loen, hinnatõus pole meile vastuvõetav, hüüab Mart Võrklaev järsku. Kujuta ette, reformikas ütleb, hinnatõus pole vastuvõetav. Siinjuures teevad murelikuks toidukaupade hinnad, mida kaupmehed on käibemaksumäära tõusust rohkem kergitanud. Jaanuaris kallines toit 1 kuuga 3% sajatas see rahandusminister. Nüüd järsku hakkas siis rahvakaitsjaks. Ja nüüd ma tsiteerin siis Kaja Kallas. Me vingume ennast vaeseks. Tekst on selline. Peaminister Kaja Kallase hinnangul kurdavad eestlased rohkem kui meie naabrid ja see suhtumine võimendab riigi majanduslangust. Ühesõnaga, et majanduslanguses on rahvas ise süüdi, kes liiga palju vingub. See on peaministri seisukoht. Rohkem kui lätlased ja leedulased, aga samal ajal lätlaste ja leedulaste majanduskasvu vähenemine on palju väiksem kui Eesti oma. Leedu ja Läti majandus läheb palju paremini kui eestlaste oma.
Ja muide, kas sa tead, mis kohta tahab nüüd Kaja Kallas saada endale või? Ma ei tea. No, viimaseid uudiseid, eks neid maguseid kohti on ikka Euroopas, päris hulga ikka Euroopasse, sa mõtled või? Ta tahab saada kohutavalt kõrge koha peale. Ta tahab saada Euroopa Liidu välisministriks, Josep Borrelli asemele. Tead see hispaanlane kahu peaga kogu aeg juukse Andrus Ansip jälle omakorda ütles, et kui Kaja Kallas peaks mingi kõrge koha saama, on see suur ime. Ei tea, kumba uskuda siis nüüd. Nii, tsiteerin. Euroliberaalide partei pere peasekretär ütles Delfile, et Kaja Kallast toetatakse liberaalide seas juhtkandidaadina presidentide peaministrite tasemel. Teiste riikide presidentide peaministrid siis toetavad teda ja see oleks Eestile väga suur võimalus, ütles liberaalide liidu esimees, selle ALDE esimees Diederik Deschantzen. Ja Delfi siis küsis tema käest, kas juhtkandidaadiks olemine tähendaks seda, et Kaja Kallas oleks ühtlasi ka siis Euroopa Liidu kõige kõrgema koha peal, ta ütles, et ei, aga välisministri koha peal. Selleks on eeldatavasti Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja koht, mida täidab praegu endine Hispaania välisminister Josep Borrell. Vastab tõele, ütles liberaalide esindaja. Nii et palun, kallis rahvas, laseme siin majanduse põhja ja siis läheme seda Euroopa Liidu majanduspõhja laskma. Mis ongi, muidugi ei ole ka väga kõrgel tasemel. Et selline on seis, kui vaatad. Ja mis sa arvad, nüüd on mulle sulle küsimus ja raadiokuulajale ka, pange hommikul ajud tööle. Kui palju peab teenima Eestis palka, brutopalka, et oleks võimalik elada, normaalset elu või hästi elada? Kui suur see palk peaks olema? See on nüüd Statistikaameti arvutuste põhjal. Sa mu käest küsid, või? Ja, et palju see kuupalk peaks olema, kui sa saaks öelda, et ma elan enam-vähem normaalselt, hästi elan. Ta sõltub ikka inimesest ka, mõni võib palju vähema rahaga hästi elada. Ju ta kuskil seal selles piires on, mida õpetajad nõusid natuke rohkem isegi. 2300, 2400 võiks olla nende arvutuste kohaselt äkki. Hästi tulevad toime need töötajad, kelle brutotöötasu oleks 2894 eurot. Isegi rohkem. 3000 eurot ütleme. Siis võiks enam-vähem normaalselt elada. Muidugi tunnen paar üksikut inimest, kes nii suurt palka saab, aga... Nojah, sul on ju vale tutvusringkond. Arvata võib. Mõtle, kellega sa läbi käid. Eks ma Tallinnast tean, sa käid vähe inimesi. Lihtrahvaga läbi. Kuule, niimoodi ei saa ju. Postimees nimetab Eesti majandust meelehärmas majanduseks. Eesti vajaks praegu päris Thatcherit, Margaret Thatcherit, kes julgeks seista soodsa ettevõtluskeskkonna eest ja vähendaks riigikapitalismi. Kas Tiit Riisalu, kes tahab nüüd personaalriiki teha, kas see kannab seda välja? No loomulikult ei kanna. Ja muide personaalriikiks oled sa tutvunud, mida tahetakse teha? Ei ole. Vaata, sa hakkad ju kõikide operatsioonide, mida sa teed, näiteks hakkad seal, kui sa naist vahetad, see on juba vaja ette kanda, hakatakse lahutusi registreerima, kindlalt uurima, mis pärast, ja siis, kui sa tahad näiteks oma elukohta vahetada ja midagi teha, siis on ka hea, kui sa seda ette registreerid, et riik teaks, mida sa teha kavatsed. Aga nüüd ma ütleksin selle majandus. Kas ma võin veel nüüd šokeerida ka või? Kui sa juba läksid sellele libedale šokeerimise teele, siis jätka samas vaimus. Esiteks, esimene šokk on see, et Kagu-Eestisse jääb alles üks ainukene Swedbanka kontor. Nüüd pannakse ka Valga kinni. Nii et suur elanikkond, kui suur siin on Kagu-Eesti peale, ma ei tea praegu, cirka öelda, jääb üks pangakontor, kuna pangal ei ole raha kontorit üleval hoida ja kui ta kasum suurenes 100%, 2 korda ühe aastaga. Vaat millised asjad, kui me hakkame mõtlema, siis tekib absurdne kilplaste ühiskonna tunne vahetavahel, et tehakse kõike vastupidi.
Ja siin ongi vastupidi. Ma toon ühe väga toreda ettevõtja, tema on tekstiilitootja, teeb mingit sukki, koob seal masinatega muidugi, tal on väike firma, Kristi Täht. Ja tema Õhtulehest kirjutas arvamusartikli meeleheitel muidugi, et enam pole mõtlemiseks Eestis aega, arutamisaeg on möödas. Ja tema ütleb, nüüd ma tsiteerin Eesti majanduse olukorra kohta. See on nüüd naiste rahvas, noor, ettevõtlik, kena blondiin, suurte säravate silmadega ja kes püüab nüüd, eks ju, siin ettevõtlust arendada, ütleb niimoodi. Tsitaat. Me oleme jõudnud absurdsesse olukorda, kus põhjanaabrite juures on palgatasemed kordades kõrgemad, aga tootmine kordades odavam. Midagi ja kusagil on meie valitud juhid ja õpetajad põhjalikult mööda pannud. Eesti riigi majandusmudel on täiesti mööda, seda praktiliselt ei olegi. See on nüüd Eesti ajalehe tsitaat, tänase päeva Eesti kohta, eelmise nädala tsitaat. Ja nüüd ma siis tahaks veel kord šokeerida meie rahvast. See ei ole minu eesmärk muidugi. See ei ole minu eesmärk, et šokeerida rahvast, aga ma toon välja jälle siis ajalehe. See on nüüd siis Lõuna-Eesti Postimees. Siin ilmub meil väga ilusa pildiga Sirje Potisepp, tema on Toiduliidu juhatuse juhataja, liidu juhataja. Tal on uus soeng peas ja uus meik on peal, ma vaatan, et kohe mitu aastat nooremaks läinud. Ja ta ütleb välja selles artiklis väga suured tõed. Esiteks ütleb ta nii, kohalike toodete valik meie poodides on languses, kohalikku kaupa ostetakse vähem, ja paljudes kaubagruppides on importtooted palju odavamad kui Eesti omad. Ja see tähendab seda, et Eesti tööstus rahvusvahelise tootjaga võistelda enam ei suuda. See ei ole šokk praegu veel. Aga nüüd ma ütlen, ta ütleb teise tsitaadi, ja siis ma loen kolmanda. Alanud aasta on toonud kaasa paljude toodete hinnatõusu palju suuremas mahus kui käibemaksu tõus oli. Millise osa moodustab sellest juurde hindlus, selgub mõne kuu pärast. Et kaupmehed on väga-väga ahneks läinud ja nüüd ta ütleb ka mõned näited ja kuulake, lugupeetud kuulajad. Sirje Potisepa tsitaat. Meie kaupluste leti hinnad, tähendab, ta räägib nüüd sellest, kuidas moodi poed siis juurde hindlusega hindu muudavad. Ma tsiteerin. Meie kaupluste leti hinna kujundavad kaubandusketid vastavalt oma juurdehindlusele, mis on toidukaupade puhul sageli, kuulake, 100 või isegi 200% sõltuvalt tootest. Et mõni pood paneb tootele 100% hinda juurde või 200 juurdehindlust. Ma mäletan, kui me taas iseseisvumisime, siis oli meil mingi riigi määrus oli, et juurdehindlus ei tohi olla üle 15%, mul on hästi meeles, oli 90. aastatel. Aga nüüd tuleb välja, et võib olla 200%. Ja see on nüüd ametlikud andmed, mida ütleb Sirje Potisepp. Toidu puhul on juurdehindlused kaupluste poolt pandud vahel 100 ja isegi 200% sõltuvalt tootest. Selline seis on, ja sa tead, et raha ei ole meil või? Esimest korda kuulen. Jah. Ja Eesti üllatas taas oma inflatsiooniga. Me oleme inflatsiooni poolest praegu kõige kõrgemal tasemel siin Euroopa Liidu nende seas. Ja meie hinnatõus tõusis siis 4,3% pealt, mis oli siin eelmise aasta lõpus, tõusis jaanuaris 5%. Ja Eesti on siin suur pikk tabel, ma näitan sulle, ja on esimene punane kõige pikem kriips. Nii et ühesõnaga veel kord, kõige väiksemate palkadega, kõige väiksemate pensionitega, kõige kõrgemate hindade ja kõige kõrgemate vaatled ka maksudega, kui me automaksu varsti vastu võtame. Vaat niimoodi, nii et raha pole ja paneks ühe loo mängima. Perestroika, raha ei ole ja ei tule ka muide. Raha ei ole, raha on otsa saanud. Raha ei ole,
tehtud raha kõik maajoon. Raha ei ole, kes teab ehk enam eal ei tule ka. Mind on leidnud piin ja mure, see on tõesti väga kole. Raha ei ole, raha ei ole, raha ei ole, tühi on pangaga. Raha ei ole taskus ja pole sokkis ka. Raha ei ole, nüüd olen ma nii ilma rahata. Enne oli roppu kanti, enam pole mitte senti. Raha ei ole. On saanud kole, raha ei ole, raha ei ole, raha ei ole, raha ei ole. Vot siis milline tore cover maailmakuulsast itaaliakeelsest loost oli sündinud. Raha ei ole, raha ei tule. No väga hästi tehtud ja minu meelest ikkagi väga päevakohane ja hea esitus ja nii edasi. Eelmise selle ploki lõpuks, nüüd, et meil raha ei ole ja selle laulu nii-öelda üleminekuks, ma nüüd veel korra siis tsiteerin ühte tähtsat meest ja enne ütlen seda, et ma lugesin läbi Postimehe arvamusliidrite lõunal loetud ette tekstid. Vaat eelmisel nädalal oli Postimehe arvamuslõuna, kus meie liidi esindajad nagu Eiki Raasuke seal või Erki Raasuke ja seal Jaan Aaviksoo, Jaak Aaviksoo ja David Vsevjov, kes kõike teab, võttis ka sealt sõna. Ja siis ma ütleksin niimoodi, et ma lugesin need tekstid kõik läbi. Ja ma ei leidnud mitte ühte õiget sellist soovitust, mida Eesti peaks ette võtma nende meeste pikkades kõnedest. Ja näiteks nüüd Erki Raasuke, temal on 2 tähtsad mõtted või 3 tähtsad mõtet, mille toodi ära siit Postimehes suure pealkirjaga. Ja mis need mõtted on? Tead, mis ta siis ütles? Meie ühiskonna liikmed jagunevad loojateks, hoidjateks ja lõhkujateks. Ja siis ta arendab, kes lõhuvad, kes hoiavad ja kes loovad siis, ja loovad muidugi siis pangad ja kuidas, millist ettevõtlust või millist tööstust või midagi, mida tuleks arendada, sellist ma ei leidnud siin mitte kellegi käest. Et oleks keegi siis midagi tarka välja öelnud. Nii et ma vaatan, et ka eliit ei tea, mida teha, kuhu minna, mida peale hakata. Ja kui me rääkisime siin praegu pensionidest, siis ma toon nüüd veel ühe näite, millega selle teemale punkt panna. Eesti esipankur. Esipankur on Olavi Lepp, kes on Swedbanka Eesti juht. Temaga on Eesti Ekspressis suur intervjuu tehtud ja tema siis räägib, see on nüüd see pank, eks ju,
kes on ka osa selle miljardi kasumist, kes suplevad rahast, mille nad said siis Euribori tõusuga ja meie taskust võetud siis rahaga, mida noored perekonnad, kellel on 25-30 aastane kodulaen, peavad neile siis maksma rohkem, kui lepingu selle algul ette nähtud. Ja mida siis see mees välja pakub? Küsitakse, aga kust raha leida? Ja nüüd ma ütlen teile, teate, mis ta vastas? Tuleb ära jätta ning unustada suured jätkusuutmatud pensionitõusud. Seda ütleb esipankur, esirikkur, et vaestelt tuleb pension ka veel ära võtta see. Ja see on meil lehes ära trükitud ja sellises maailmas me praegu elame. Ja mis sa arvad nüüd, mis tuleb Ukrainast? Mis uudised või mis tast saab? Jaa, mis tast saab? Mis tast ikka saab, kunagi lepitakse midagi kokku ikkagi, et küll Ameerika, Venemaa selle omavahel ära otsustavad vast. Ja sa oled tõele lähedal, sest sellest praegu kirjutataksegi. Muide, et mul veel meelest ära ei lähe, ega sa ei unustanud ära, et prügiveo hing tõuseb 46%. No kuidas ma saan sellist tähtsat asja ära unustada? Sa mõtle, kui palju raadios prügi tekib iga päev, siit kottide viis välja. Põrutame sinna ka 50% hinnatõus. No. Euroopa on tänaval, kui tõuseb 1,5%. 2% on väga suur hinnatõus. Ja me paneme 50%, 46% ja siis see proua, kuidas ta nimi on, see, kes on kõik, igal pool oli ta bensiinifirma juht ja siis ta juhatas vist seal mingid lihafirmad ja nüüd ta on siis prügifirma. Universaalsed inimesed on meil. Muide, mulle nii meenub nõukogude aeg, kuidas üks ja sama mees võis rahulikult olla koolidirektor, siis pandi ta lambakasvatuse juhiks, siis läks ta seakasvatust juhtima, pärast oli ta siis keskkomitees osakonna juhataja asetäitja, sektori juhataja, universaalsed inimesed ja praegu meil on samamoodi universaalsed inimesed, üks ja sama nimi järsku, täna vaatad siin homme leiad, oi, juba juhatab prügifirmat. No mõnda juhtumit ikka ma tean, et mis on lõppenud fiaskoga ka, et inimene on olnud ajakirjanik ja siis isegi Riigikogus istunud siin seda Vassekuuste lihakombinaati juhtima, lasknud selle põhja põhimõtteliselt, et ega igale poole ikka igaüks ei passi, aga ma ei tea, kuidas see siis võimalik on, et ühed samad näod saavad ükskõik mida juhtida. Aga see on meie süsteemi üks omapära. Hõbekuul ka ei võta, eks ju neid. Ükskõik, mis juhtub, see seltskond, ringkond, tema tutvusringkond, eliit, ütleme, ta võtab ta kaitse alla. Ja kohe sukutatakse talle üks hea pehme koht, mida algul ei pane tähelegi, järsku vaatad, juba juhatab Eesti Posti, eks ju. Alles juhatas, no ma ei räägi konkreetselt, ma toon lihtsalt näite, utreerin nii-öelda. Ja niimoodi vaatad, no aru ei saa. Aru ei saa, kuidas moodi saavad olla ühed, no võtame Eesti Energia eelmised juhid, kes tegid kõik need Juta kõrbed ja panid ju miljonid, mis miljonid, 100 miljonid, sul on ju räägitud siin saates, Kolbakov rääkis ju väga hästi. Uugama pandi ju metsikud miljonid, aga vennad on kõik juhtivatel kohtadel edasi. Paneb mõtlema. Ja me naerame seda eelmist süsteemi. Samamoodi nagu me naerame, me oleme ka saates rääkinud, et kuidas Tšernenko ja Brežnev ja Andropov kõik olid väga vanad inimesed. No nüüd on Ameerikas juhtkond on palju-palju vanem, kui oli Kremli juhtkond kogu aeg. Ja nüüd tuleb välja, meie ajaleht kirjutab, et Biden, see ei ole vanus, aga see on elukogemus, mis tal on. Jah, elukogemus. Et niimoodi on see asi ja huvitav artikkel on nüüd Päevalehes, Krister Paris kirjutab. Ja nüüd me räägime, iga päev ma kuulen siin raadiost uudisid, et Venemaa kõik kukub, ma ei hakka Venemaad kaitsma ega ei hakka kaitsma Ukraina sõda ega midagi, aga pealkiri on väga ilus. Venelasi ei murra. Sõja ajal on elu läinud Venemaal üksnes paremaks. Ja see on suur üle 2 lehe artikkel. Ega ma isegi imestasin, kui ma seda lugesin, et kuidas see üldse ära lasti jälle trükkida ja see võib kuidagi siin levinud üldisele meelsusele vastu käivaks osutada, äkki inimene hakkab mõtlema isegi. Vaata, esimene asi on see, et mõtelda ei tohi. Seda sa ei tohi ise mõtlemine on ohtlik. Ei, sa ei tohi mitte kuidagi mõelda, sa ei tohi, no kui sa veel teistpidi mõtled, siis sa oled teisiti mõtleja ja need tuleb isoleerida. Ära viia, need ei tohi sõna anda.
ja oma arvamust ei ole ka hea omada. Ja nüüd sa tõstsid väga toreda küsimuse või tõsi, miks ta on tõstetud üles. Aga ta on pandud, mida ma soovitan ka sinu saadetele, pane ka oma saadete nimeks teistmoodi arvamus. See on raadiorubriik, kus võib ka siis teistmoodi mõelda. Ja Päevalehes on ka rubriik Alasti maailm. Ja nüüd on öeldud, miks pärast see artikkel ilmus. Alasti maailm on Päevalehe rubriik, kus arvamuse toimetuse erikorrespondent Krister Paris vaatleb enda subjektiivsel valikul laia maailma uudiseid, mida võiks tähele panna ka Eestis, et langetada parimaid valikuid. Tähendab, põhjendatakse ära, miks see artikkel ilmus. See on nüüd Krister Parise vastutusel, aga see on väga, tähendab, see artikkel on väga põnev sellepärast, et see on nüüd väga tõene artikkel ja see põhineb nüüd Levada uurimuskeskus, see on see avaliku arvamuse uurimuskeskus on olemas. Ta oli vanem, ma ei tea, kas ta nüüd minu meelest on ta see kontorid viidud välja vist Venemaalt ja Levada keskus on muutunud ka Vene seaduste järgi nüüd välisagendiks, aga ta on juba nõukogude ajas, iidsest ajast peale Levada keskus oli siis üks väheseid, objektiivselt ühiskonna muutusi hindav selline uurimusagentuur, kes tegi palju neid avaliku arvamuse uuringuid ja nüüd on värske uuring, mis peab olema igatepidi läänemaailmale vastuvõetav ja teda on, nagu ütleme, meie need, mis meil praegu on need, eks ju, kes uurivad avalikku arvamust. Et nad võetakse nagu ametliku seisukohana, et nad ei ole kallutatud info. Ja seal on nüüd niimoodi, ma tsiteerin nüüd või mitte vett, siin on külma vett on sõna, et nüüd on siis toodud ära, Krister Paris ütleb, et Eesti Päevalehe käes on mitte avalikuks kasutamiseks mõeldud küsitlus. Et läänemaailm ei taha, et seda avalikult kasutatakse. Küsitlus, kus Venemaa tunnustatud sotsioloogiliste uuringute agentuur Levada keskus kallab niisugustele lootustele pangetäie külma vett kaela. Tähendab meie praegustele seisukohtadele. Ja nüüd tuleb selle uurimusküsimuse, mida venelased siis, mida Venemaa, me ootame kogu aeg, et Venemaal läheks mässuks, eks ju, et ta laguneks, ja nüüd tuleb siia siis ametlik uurimus, mis ütleb nii. Peaaegu mitte ükski venemaalane ei eelda, et Venemaa võiks alla jääda Ukraina sõjas. Sõda ollakse valmis lõpetama vaid oma tingimustel, et Venemaa võidaks ja territooriumid jääksid alles. Sisuliselt ei mõjuta sõda venelaste heaolu mingil määral või kui siis tänu täisjõul huugavale sõjatööstusele mõjutab sõda Vene majandust hoopis positiivselt. Need on nüüd Päevalehest võetud. Ja siis on niimoodi, numbrid on sellised, kui otse küsida, siis 41% venelasi ütles, et oleks hea, kui oleks nende teha, oleks hea, kui praegu sõda uuesti ei alustataks. Kui praegu poleks sõda, et ei ole vaja alustada. Aga 43% ütleb, et oleks vaja uuesti alustada, kui see praegu lõppeks. Et sellised numbrid on ja ma toon veel mõned välja, et meil oleks mõtteainet. Ja siis on niimoodi, et Venemaal siis on Euroopa kohta käivad hoiakud väga palju rahva seas negatiivsemaks muutunud. Mitte kuidagi ei paista välja märke, nagu Venemaa võiks murduda. Ja siis ma toon siin veel ühe, ma kõike ei hakka tegema, siis läheb liiga propagandaks, ei tohi kõike rääkida. Ja siis on niimoodi öeldud, et küsimus, kas Eestit rünnatakse, mida Vene rahvas arvab? Ja vastus on niimoodi, rünnatakse siis, kui tarvis on. Ja siis on tsitaat sellest uurimusest. Eestit peetakse Balti riikidest kõige ebameeldivamaks naabriks. Ja üldse on Euroopas meist vastikum vaid Poola. Aga kui küsida, kas Eestit peaks ründama, domineerivad hinnangud on sellised, et kas milleks või mitte praegu, aga kui on vaja, eks siis tuleb minna. Ja siis ütleb edasi veel niimoodi, Eesti kaitsevägi on ju kui naljanumber, arvavad venelased. Ja nii mõistavad USA ja Saksamaa, et kui asjaks läheb, kui madinaks läheb, siis ajalooliselt on tegu siiski Vene impeeriumi aladega.
No nüüd on selline uurimus, ma rohkem ei räägi, ei julgegi rohkem rääkida, aga no Eesti Päevaleht. Nii et me peaksime olema kahe jalaga maa peal, et saaksime aru, mis toimub. Ja siin tekib näiteks Rootsi rahvusvahelise suhete instituudi Kesk-Euroopa ja Ida-Euroopa ekspert Andreas Umland, ka tema artikkel on avaldatud ja tema tõstab üles küsimuse, et kas see sõda, mis praegu on, kas president Vladimir Putin liidab või lõhub Euroopat ja ta jõuab järeldusele, et Putin suure hooga lõhub Euroopa Liidu ühtsust oma selle propaganda ja sõjaga ja ta esitab ka veel või ütleb selle välja oma mõtte, et Brüsseli varasem välispoliitika ja lähenemine ei suutnud ära hoida Ida-Euroopas lahvatanud sõda. Et vaat sellised süsteemid on ja nüüd on meil väga huvitav on ka veel Postimehest on terve lehekülg Ukrainast ja seal tuleb välja, no seda on ka rääkinud ka see Euroopa televisioon, et Ukrainas on ju võimu hoidmisega suured probleemid, jookseb laiali parlament ja Ukraina omaenda need ajakirjanikud siin esilevad ja praegu on olukord niimoodi läinud, et Zelenski partei, Rahvateener on tema partei nimi, sealt tahab 40 inimest minna ära parlamendist, et poliitikat ajada ei saa ja nüüd on niimoodi, et ollakse sellisel meeleheitel, et makstakse nüüd juba parlamendi liikmetele veel lisaks ümbriku palka, et nad töölt ära ei läheks. Ja nüüd ütleb Tatjana Fedosjuk, see on diplomaatia toimetaja, ukrainlanna paistab, Ukraina eurointegratsioon nõuab suurt hulka seaduse muudatusi, kuid eelnõud ähvarduvad jääda parlamenti vinduma, kuna ülemraada lihtsalt jookseb saadikutest tühjaks ja sõjaolukorras ei õnnestu neid asendada. Ja muide huvitav on 2 artiklit ilmus veel Postimehes, need on 2 sõdurit. Üks on Vene sõdur ja teine on siis Eesti sõdur. Eesti sõdur võitleb Ukraina poole peal ja Vene sõdur võitleb siis venelaste poole peal. Ja siin on, artiklid on pikad ja huvitavad ja nüüd Vene sõdur, vaata milline olukord on nüüd rindel, see on nüüd Eesti ajakirjandus. Ja Vene sõdur ütleb, et komandörid määravad neile ebainimlikke lahinguülesandeid, kuid ei osale ise kunagi sõjas, vaid istuvad Donetskis ja vaatavad droonide pealt, kuidas meid tapetakse. Pole meiega ainsatki kallale tungi ukrainlastele kaasa tehtud. Kuradi pätid on meie ülemused, ütleb Vene sõdur. Ja muide ta ütleb huvitava numbri veel siin, et käivad kuulujutud, et 24. veebruaril, siis kui sõda algas, võib olla juba ka tulemas siis sõja lõpp või läbirääkimised. See oli nüüd ütles, eks ju, siis see Vene sõdur, et igased pätid on meie ülemused ja relvi pole ja mis ta kõik räägib seal. Ja nüüd on siis Eesti sõdur, kes on Ukraina poole peal võitlemas. Ja tema siis kirjeldab, kuidas moodi siin Eesti sõdur, aga ta on ka Oleg, paistab, et vene rahvusest, aga ta läks Ukraina poole võitlema ja ühes siis Ukraina Odessa kohvikus Jaanus Piirsaluga kohtus. Ja nüüd mõni sõna lihtsalt, milline olukord seal on. See Oleg tuli siis oma selle väikese väeosaga, seal paarkümmend inimest tulid üle jõe, Dnepri jõe ja tahtis seal venelastele teha säru kõvasti. Aga siis kõik läks luhta, tulid droonid ja pommitasid neid ja osa seal hukkus. Ja nüüd ma tsiteerin, kuidas ta räägib selle sõjaolukorda. Kiiresti jooksime vette, et üle Dnepri ujuda. No ma ei tea, kui lai see Dnepri seal pidi olema, see pidi kitsas koht kuskil olemas. Kui kaldale sumasin Ukraina poole peal ja taha vaatasin, siis nägin juba selle mehe laipa, kes oli happi karjunud, aga keda me aidata ei saanud, kes põhja läks. Nende järel ujusid üle jõe 23 killu haavaga paadijuht ja tema abi. Paadijuht suutis üle ujuda, aga abi mitte läks põhjas otse seal veel. Ja edasi.
nüüd väljas on, eks ju, -kraadid, -10 kraadi, läbimärjad olime, me liikusime mööda Dnepri kallast, lund hakkas sadama ja läks 4 kilomeetrit, kui me jõudsime ukrainlaste miinipildujate juurde. Seal me saime valuvaigisteid ja seal me saime abi. Me kõik olime alajahtunud, aga tänu siis abile me jäime veel ellu. Ma olen elu lõpuni tänu nende meeste eest ja nüüd ta ütleb niimoodi. Olegi sõnul olid need mehed, kes seal nüüd põhja läksid kõik, nendel oli kodus naine ja lapsed ja nad, nüüd on Ukraina sõdur, ütleb Ukraina armee kohta. Vene sõdur sõimas Vene armeed, pole korraldatud asja ja nüüd ütleb Ukraina sõdur. Hukkusime selle tõttu, et operatsioon oli niivõrd halvasti ette valmistatud, ette planeeritud. Relvi polnud, lubatud toetustest jäid mehed ilma. Lennukid appi ei tulnud, paadid appi ei tulnud. Et selline olukord valitseb siin mõlemal pool rinnet, nagu ma aru saan. Ja muidugi ma ei hakka nüüd tsiteerima, aga läbi kolme selle Postimehe on nüüd teie kandi tüdruk, see on väga vapper ajakirjanik Ülle Harju, kes varem töötas Lõunalehes. Tema on nüüd Postimehes ja ta on nüüd teinud siis läbi 3 lehe selle Slava Ukraini oli, eks ju, see, kus see Lehtmets oli ja see Lehtme. Ja on tehtud uurimused, nüüd on prokuratuuri käes kõik need numbrid ja seal on muidugi vapustavad tulemused, milline vargus seal käis ja milline pihtapanemine seal käis ja Ülle Harju ütleb väga hästi, et kõige selle nalja kohal oli annetajate rahast rasvaseid näppe lakkuvate ukrainlaste kõrval oli ka mitu eestlast Eestimaal, kes ise saadud summasid suureks ei pea, aga teenisid suuri kasumeid. Et selline pilt on nüüd siis, kui me hakkame vaatama seda olukorda, mis on Ukraina rindel ja mis on siin Eestis ja Slava Ukraini raha kadus kui mutti auku. Ütleb siis Ülle Harju ja, no ma ei jõua kõike siin välja tuua. Näed, ettevõtte, mingisugune tekstiiliettevõtte sai 370 000 eurot tekist ja padjast koosnevate komplektide eest. Arvete järgi aga osteti neid 18 600 euro eest. Nii et sellised numbrid. Üks komplekt maksis arvete järgi 20 eurot, aga müüdi 45 kuni 100 euroga. Eesti netipoodides saab 20 euroga rahulikult, et tekkida kotid. No võt, selline asi on siis. Aga nüüd lohutame endid ja lohutame sellega, et vahetud ohtu Eestile ei ole, ütleb meie Hanno Pevkur. Ärge kartke, mingit sõda ei ole. Kuulen ikka ja jälle, et ühiskonnas on kasvamas hirm võimalikust sõjalisest konfliktist. Ma mõistan nende juttude tagapõhja. Ent lubage kinnitada, et Eesti on kaitstud ning me kaitsevõime pole kuhugi kadunud ja pole kunagi olnud nii tugev kui praegu. Nii et ärgem kartke ja samas ütleb meile Aare Hõrn Lõuna-Eesti Postimehest. Setomaast on saanud nüüdsest Eesti idabastion. Nii et me oleme Eesti idabastionil ja rindejoon siis, kui tuleb, siis on ta siin meie juures. Vaat niimoodi, ma ei tea, ma liiga palju vist räägin, Ukrainale mingit head stsenaariumi ei ole, ütleb Marshalli fondi teadur Bruno Letev. Aitab vist, kas me paneks, ei, veel ei aita, ma tahaks 2 sõna küsida sinu käest, kas sa lugesid Tucker Carlsoni intervjuud Putiniga? Mitte tervest tükis ma teda ei lugenud, aga neid olulisi momente, mis siis on Delfid ja kõik välja toonud, neid ma olen ikka lugenud. Ma saan aru, et sina oled terved intervjuud vaadanud. Ma vaatasin teda kohe, Hoovit. Kui ta välja tuli, tema ilmus Ameerika tähendab sellele Muskil on see portaal nüüd, kus kohal see trakker, X ja. Mis see vanasti oli, see oli Twitter, jah, eks ju. Ja seal on Carlsoni kanal, see uudiste kanal, ta on väga kõva ajakirjanik, seal on uudiste kanal, kell 1 meie aja järgi pani ta selle üles. Öösel. Ja öösel, meie aja järgi kell 1, Ameerikas päeval siis. Kella tirisema või?
ma tahtsin kindlasti kuulata. Ja kuulasin seda ja siis oli niimoodi, et esimese 2 tunniga, see on nüüd Postimehest võetud number, oli 20 miljonit jälgijat. Ja pärast meil oli ka uudis, et hommiku kella 4 oli 40 miljonit jälgijat. Ja tänased uudised on, numbrid pole öeldud, aga ma kuulasin seal seda hommikul Euroopa televisiooni, vaatasin, numbrid kahjuks ei öeldud, öeldi niimoodi, et see on küll nüüd seal Kremli andmetel, aga nii suurt vaatajaskonda pole olnud veel mitte ühelgi internetiportaalil ajaloo jooksul. Vaat niimoodi, aeg on kiiresti läinud ja me rohkem sellest rääkima ei hakka, sellepärast, et meil kutsuti juba üles siin Eestis, et ei ole hea seda jälgida, seda kanalit ja seda intervjuud vaadata. See on muide väga huvitav intervjuu. 2 tundi ja 8 minutit rääkis Putin peast ilma ühegi paberita. Ja pole mõtet siis vaadata, nagu soovitatakse, aga muidugi kogu maailm vahib seda ja on tulnud nüüd välja ka suur konflikt Poola ja Saksamaa juures, kuna Putin valgustas ka teise maailmasõja põhjusi ja kuidas sõda puhkes ja kõik need vastastikused lepingud ja tuli välja, et Scholz kahjuks ei teadnud neist palju midagi, ei teadnud ka Saksa välisminister, see noor neiu ei teadnud midagi nendest sõjaaja nendest asjadest, kuidas asjad arenesid, nii et see oli nagu selline ootamatu materjal, mida nüüd arutatakse ja räägitakse ja Trumpi meeskond siis peab seda väga suureks võiduks, et selline intervjuu tuli ja et ameeriklased saaksid teada siis ka, Carson ütles ju enne intervjuud, et kuna ameeriklased teavad niivõrd vähe Ukraina sõja kohta, siis tuleb selline intervjuu teha. Ja ta tegigi ja lasi Putinil rääkida nii palju kui on ja ta lubas juba enne seda intervjuud, ütles, et mina ei lõika seda, üks on lõigatud versioon, mis on lühem, aga teine originaali pani ta üles ilma ühegi montaažita seal. Täpselt nii nagu tuli, nii oli. Ja muidugi, mis on nüüd meie meedial täiesti maha vaikitud, Tucker Carlson tuli Euroopasse, sõitis ja tal oli siis kokku lepitud Putiniga see intervjuu, ta sai jaatava vastuse, samal ajal tegi ta täpselt samasuguse ettepaneku Zelenskile, et ma tulen pärast Moskvat Kiievisse ja teeme teiega ka sellise intervjuu. Ja Ukraina ei olnud nõus. Nii et jääb igal ööl ise mõelda. Saade on olnud päris terav ja tõsiseid teemasid pungil täis, et midagi meelelahutuslikku ka ootaks lõpetuseks. Ma täiendaksin mitte terav, vaid veel parem sõna on elulähedane. Elulähedane, jah. Me oleme elulähedased, me räägime seda, mida kirjutab Eesti ajakirjandus, mida raadiojaamad palju ei tsiteeri, aga mida võiks arvestada, millised mõtted meedias on. Ja praegu on tekkinud olukord ju, kui see paberlehtede levik on väga väike ja jääbki raadiojaamadele väga suur roll, sest raadiot ikka kuulatakse, telekat vaadatakse vähem, aga raadiot köögis sa kuulad teda, koristad, sõidad autoga, teed väljas tööd, raadio ikka võiks töötab. Nii et suurt tulevikku sulle Kagu raadio viljelemisel. Ja ma ainult 2 sõnaga ütleksin seda, et nädalavahetusel laupäeval oli siis suur Keskerakonna volikogu Tallinnas Lauluväljakul ja nüüd, kui me kogu aeg oleme rääkinud sellest, et Keskerakond on laguneb ja on põhjas ja lõhki, siis volikogu näitas hoopis vastupidist olukorda. Punkt 1. Nii suurt osavõttu pole ammu nähtud, seal oli kohal üle 100 inimese, ma ei tea palju see protsent, täpselt oli seal 70 või midagi, mul ametlikke andmeid ei ole, igal juhul oli enamik volikogu liikmeid kohal, üksmeelne istung oli, Kõlvart pidas pika loengu esinemise olukorra kohta riigis, mida ta rääkis absoluutselt peast, jalutas laval ringi, ühtegi paberit, midagi ei olnud, rääkis peast, pidas silmas, et erakond on rahunenud pärast nende lahkumist, kes ära tahtsid minna. Sama kinnitust sain mina siin muide Räpinas 2 nädalat tagasi, kus oli Räpina Keskerakonna koosolek.
koosolek ja selline nagu uue aasta alguse puhul kokku tulemine, kus oli siis Mait Meensalu seda korraldas seal, mis oli väga sisukas, Kõlvart oli kohal oma abikaasaga, rääkis pikalt-laialt, kuhu me minna tahame, pakuti tulist värsket kalasuppi otse Peipsilt, siis ma nägin esimest korda Peipsi järvel, mina ei kujutanud ette, et nii palju võib olla kalureid, nagu üks mees ütles, et see on ju laulupidu, see pole Peipsi järv, see on laulupidu. Ma sõitsin sinna kohale ja parkimiskohta pole. Isegi suvel, kui käiakse päevitamas, on alati kohta seal ruumi küll. Parkimiskohta ei ole ja ma algul ehmatasin ära, mõtlesin, kas kõik tulid siis Keskerakonna peole või? Et sõitsid, seal on see rannakohvik on seal väga uhke ju vee sees. Hästi tore restoran. Aga tuli välja, et need on kõik siis Lätist ja ma ei tea, kus kohalt need kalurid koos ja no tõeline, kuhu ulatus silmapiirine päike säras, olid ainult kalurid. Aga koosolek oli hästi vahva siis ja saime tulissuppi ja saime pirukad ja kõike ja muidugi rahvast oli palju koos ja väga sellised optimistlikud tuleviku nägemused olid, et nii-öelda Keskerakonna liikmed nagu koondavad ridu. Ja sama oli siis ka lauluväljakul, kus oli volikogu algul ja pärast oli pidu ja nüüd, kui me ütleme, et lagunev ja omavahel riius olev Keskerakond, siis ma ütlen teile ühe numbri. Keskerakonna aasta vastuvõtu peole või ütleme aasta startimise peole vaadata uutele horisontidele, kohale tuli 400 inimest. 400 inimest erakonna peol. Ma arvan, et seda ei ole mitte ühelgi erakonnal olnud selliseid pidusid. 400 on terve Põlva kultuurimaja saal inimesi täis. Ja valiti siis volikogu esimeheks, eks ju, nagu on juba öeldud, Savisaare poeg, Erki Savisaar, mis oli inimeste arvates väga õige valik. Punkt 1 sellepärast, et muide ta valiti, 8 inimest oli vastu. 8 inimest oli vastu ja ühega sai räägitud, et miks te siis vastu hääletasite. No, ta käib harva isa haua peal, oli vastus. Mitte poliitilistel põhjustel, aga käib niimoodi. Nii et 8 inimest rohkem kui 100 delegaadist vastu, üksmeelselt valiti siis selleks volikogu esimeheks ja see tähendab ka seda, et Savisaare vaim on nüüd ilusasti erakonnas alles jäetud, poeg jätkab isa tööd, no mis saab olla ilusam ja mis saab olla kenam ühe partei töös. Ja siit edasi ma rohkem poliitikat ei räägikski, ma küsiksin sinu käest ka muidugi ühe poliitilise küsimuse, aga ma arvan, et meie raadiokuulajad peaksid ka seda teadma. Mis sa arvad, oskad sa välja pakkuda, see on täiesti ootamatu küsimus. Kui ütleme, Ukraina sõda saab kokkuleppe ja võib-olla Lähis-Ida sõda saab kokkuleppe seal, et enam neid palestiinlasi ei tapeta. Mis sa arvad, kus võib tulla ja jätame ka Hiina kõrvale, kus võib tulla järgmine suur konflikt maailmas suurriikide, Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vahel? Raadiokuulajad, mõelgem ka, kus kohal võiks tulla suur konflikt ja suur vaidlus ja võitlus territooriumi üle. No 3, 2. Paku mõned variandid välja. Ei, ma ei paku midagi, ma ei ole nii nagu meie mälumängud on meil, pakutakse välja 3 asja, kuidas mannapudru, kruubipudru või tatrapudru, eks ju. Tähendab, uus konflikt on küpsemas Arktikas. Arktika on kohutavalt rikas maavarade poolest. Ameerika tunnistas või tõestab, et Arktika on manner ja manner, mis jätkub Alaskast ja sellepärast peaks kuuluma Ameerikale. No Venemaa on Arktikat metsikult arendanud, seal on suured baasid juba praegu peal ja arendatakse välja Põhja-Jäämere kaubateed. Tähendab, et loobuda Punasest merest ja Suessi kanalist ja hakata Hiinasse ja Aasiasse viima kaupu üle seal põhja naba lähedalt. Seal see Beringi väin ja kõik see. Et see on nüüd nagu selleks uueks, mille üle käivad suured vaidlused, mida lööb ka kaasa seal Norra praegu kõvasti ja ühte jalgapidi ka Soome. Ja samal ajal, kui Arktikast rääkida, siis ka kuulajatele mõtiskuseks üks number. Kas me teame või kas te teate, mina ka varem ei teadnud, kuidas kliima muutub. Siin nüüd eelmise nädala Postimees kirjutas, Gröönimaal
maal sulab inimtekkeliste põhjuste tagajärjel iga tund 30 miljonit tonni jääd. Ja see vesi voolab ookeanidesse ja aurustub ja toob kaasa suured sajud ja nii edasi. Et ma sain öelda vajaliku teate inimestele, et see on väga tähtis. Teine huvitav number on see, et meil on 2300 õpetajad, kes on Eestis välja õpetatud, ei käi kutselisel tööl. No, seda numbrit ma olen küll kuulnud. Jaa, see on ka väga huvitav number. Ja siis on väga ilusalt ütles Juhan Kivirähk Jüri Ratase kohta. Jüri Ratas Isamaas usutunnistust kuulutamas. Lubage naerda, küsta selle kohta. Ja nüüd edasi, natuke see lõbusamal teemal. Ütle mulle, kas sa tead, mis asi on... ja siis on veel üks huvitav asi, mis ma vaatasin. Meie planeeti ähvardab jällegi üks uus nüüd taevakeha ja kihutab Andromeda galaktika poolt, tuleb meile linnud eesse siia ja varsti on kokkupõrge meie planeediga, mis võib olla hävitava mõjuga kogu planeedile. Mis see siis on? Komeet või meteor? Suur taevakeha on siin öeldud. Ja tema tunnikiirus on muide 402 000 kilomeetrit tunnis. No siis on küll tegemist komeediga, sellega ei ole midagi pihta hakata. Kuula. Ja mis sa arvad, millal ta meile jõuab? No mina ei tea, ülehomme vast. No rahune. Ta jõuab meieni, kui ta kihutab 402 000 kilomeetrit tunnis. Tunnis 402 000 kilomeetrit ja meie kokkupõrkini on jäänud aega ainult 4 miljardit aastat. No, rahunesid või? Siis peab kiirustama hakkama, ei rahunema midagi. No pane oma koodinad kokku ja vaata. No jah. Tähendab, kõige parem on hakata laia elu elama. Seda küll, aga... Nii. Ja nüüd lõpuks ma tahaksin öelda seda, et veel lugesin siin Õhtulehte ja imestusega sain teada, et Tallinn on ikkagi Euroopas väga tähtis keskus ja kahel põhjusel. Ma küsin su käest, kes on, ma nüüd loen, Burleskitar. Burleskitar. Mis ta teeb? Mis ta on, kes ta on? Ma ei saa aru, kes on Burleskitar? Ma ei ole ühelgi burlesk suul käinud, aga nii palju, kui neid televiisoris on näidatud, siis ma võiks väita, et ma sinna eriti minna ei taha ka, et see on niisugune kuidagi üle võlli friigi show, kus see burleskitar võib osaleda, aga ma täpset definitsiooni sul küll öelda ei oska. No need on julged ja pool sama julged nagu Brigitte Susanne Hunt, kes ütles, et suudlesin Taavi Rõivasega korduvalt, on ta nüüd väitnud. No. Taavi Rõivase naine nüüd ei tea, kas ta mees võtab ta kaasa presidendi vastuvõtule või ei võta või läheb hundiga äkki. Ei tea. Aga burleskitar siis on selline naine, kes on julge ja kes ei karda oma keha neid iludusi välja näidata. Ja siin üks burleskitar ütleb Õhtulehes, tisside näitamine tekitab minus vähem ärevust kui bussiga sõitmine. Ta peab tasuta bussi silmas. Sa kujutad ette nüüd, eks ju, bussiga sõit ajab ta närviliseks, aga paljalt mööda lava käia ja tantsida ei aja, aga nii on. Ja nüüd lõpuks veel tuleme ikkagi selle juurde, et kõige parem elu on Tallinnas. Ja seda nüüd tõestas ära ka Õhtuleht. 1930. aastail oli Eesti pealinn Tallinn Euroopa üks patukeskustest. Kuna Tallinn alustas esimesena või esimeste seas pornofotode tootmist. Ja huvitav on see, et neid modellidest mitte kuidagi puudust ei tulnud. Kedagi sisse pole vaja tuua, Eesti tüdrukud olid kõik valmis poseerima nii nagu tarvis. No pärast pandi need pildist vangi, aga ühesõnaga Tallinn oli suur Eesti patu või Euroopa üks patu pealinnadest. Ja see tähendab seda, et Tallinn peibutab ka täna, nagu me teame, kõige parem elu on Tallinnas ja nii laulavadki siitkandi tähed Liivi Mõttus ja Jaan Pulk ehk Pulga Jaan. Tallinnal mina taha. Lõpetame selle ilusa toreda lauluga unistustega Tallinnast meie tänase saate. Kõike head kuulajate teile, pidage vastu, mõtiskle selle, mis me rääkisime ja olgem siis valmis igasugusteks ootamatusteks. Aga siis komeet tuleb alles meie juurde 4 miljardi aasta pärast, et jõuab kodu korda teha ja natuke ka lõbutseda.
kun narts mea õias satte ja seal uppus killes nüüd. Nii oma armastus mea makke ainult haigus surnus lööb. Tallinnalle mina taha, Tallinnan on väiga hää. Tallinnan saad roppu raha, sellega kottust ära läheb. Kasvi kippest ette lõi mul 17 aastat kõis. 17-kuselt tol tull, sa ei arru, mida võid. Tallinnalle mina taha, seal on elu lihtne hää. Tässa tüüst mastas raha, maalt ma sinna ära lähen. Kalli kõne tahtsed teeda, kas ta mu käest kõkke saa. Ma ees lupa eska keele, halle ära üldaka. Tallinnan ma sinnu taha, Tallinnale toega hää. Tallinn uhegimas raha, Tallinn tolmei kurku lähe. Mille see tähti taivane pallu, ollunu üks vai kats vai kolm. Hulktu tegee syömel hallu, elu väiga kaplab polm. Tallinnalle mina taha, Tallinnan on kõik nii hää. Tallinnan saad roppu raha, selle kottust ära lähe. Valged kõõpist matuda, õie viirde istuta, külmä viiga teda jooda, time nälga kistuta. Tallinnalle siskitama, lihtne elu, kerge töö. Pässa tüüst mastas raha, hinda jaosjas terve öö. Fookus Ekstra. Kirjanik Jüri Lina tutvustab Võru Kandle kultuurimajas 14. veebruaril kell 18 üliolulist ainestikku pealkirja all Moonutuste ajastu. Globalistide taotlus on suunata teadust eksiteedele. Lektor teeb nähtavaks oluliste faktide ja nende teadusliku seletuse varjamise seosed. Ta tutvustab neid professoreid, kes ausalt viitavad teadlikele valedele bioloogiaõpikuis ja teiste alade teadmikes, sest moonutused toetavad savijalgadel seisvaid teooriaid. Nõnda on globalistidele kasulikud müüdid muudetud moodsaiks usundaiks, milles ei tohi kahelda. Varjatud faktide avalikustajaid süüdistatakse aga tegelikkust eiravaiks vandenõuteoreetikuiks. Kohtumine kirjanik Jüri Linaga 14. veebruaril kell 18 Võru Kandle kultuurimajas.